9. päevakorrapunktiga. Selleks on Riigikogu liikmete Tarmo Kruusimäe, Raivo Tamme, Üllar Saaremäe, Madis Millingu, Kert Kingo, Kalle Grünthali, Paul Puustusmaa ja Andres Metsoja algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu number 412 . Eelnõu tuleb tutvustama Riigikogu liige Tarmo Kruusimäe. Palun. Tänan, hea aseesimees. Head töökaaslased. Kõik, kes te siin rõõmsasti saalis olete, aga ka need, kes olete olude sunnil kabinetist vaatate. Ja ka inimesed, kes te jälgite. Meil on siin Riigikogus üheks suureks väärtuseks debatt. Et pidada olulistel teemadel alati debatte. See debati võimalus kui selline tegelikult avaneb meil alati aga teisel lugemisel. Ja hoolimata sellest, et võib-olla meil ei tule seda debatti selliselt, et me saame, mis teise lugemisega kaasnevad, kõik need võimalused, kus saab ka ühiskond oma arvamuse omi öelda, on praegusel hetkel lihtsalt eelnõu algatajad algatavad eelnõu, siis ministeerium koostab valitsuse seisukoha ja sellisena ta jääb. Tubakaseadus on meil lihtsalt öeldes ülereguleeritud ja sellest arusaamatud ongi võib-olla need momendid, kus päris elu, reaalne elu tegelikult areneb pidevalt edasi. Need inimesed, kes siis annavad valitsusele seisukoha, on jäänud selliste puritaanlike seisukohtade juurde. Eelnõu algatajad loetlesid üles 5 peamist probleemi. Ja ütlen, et nendest 5 peamisest probleemist 3 on nüüd sellised, mis on viisakalt öeldes siis just läbi Sotsiaalministeeriumi erinevate inimeste, läbi sotsiaalministri, läbi erinevate sotsiaalkomisjoni esimeeste sõnavõttude just kohendatud sellisena. Ehk siis esimene seaduse muudatus, mis on, et maitsete, e-vedelike, maitsete ja puhul oleks ja jääks keelatuks siis maiustuste ja karastusjookide valmistoodang. Sest murekoht oli see, et juhul kui nad jäljendavad nüüd maiuste ja karastusjookide maitseid, siis nad on atraktiivsed lastele. Seega see esimene muudatusettepanek just on täpselt nii, nagu need inimesed on öelnud. Lisaks siia juurde me toome veel seda, et erinevad alternatiivsed tubakatooted ei tekita passiivset suitsetamist. Veel saan rõhutada siin seda, et erinevad alternatiivsed tubakatooted on ohutud selles suhtes, et ma ei tea mitte ühtegi juhtumit, kus oleks näiteks kuumutatud või e-sigareti tagajärjel tekkinud põleng. Küll seda on aga tavasigarettidega. Kui me arvestame, et ühe inimelu väärtus on kuskil 1 000 000 eurot, siis me saaksime arvestada, kui palju tegelikult me oleksime riigina hoidnud raha kokku. Teine muudatusettepanek on nõuded pakendite välimusele. Ja ka siin me oleme lähtunud just sellest, mida on öelnud siis Sotsiaalministeeriumi erinevad tähtsad ametnikud, et need kavandid ei peaks olema lastele atraktiivsed, millega siis on, et sealt peaks olema välja võetud siis ütleme mänguasjad ja animatsioone ei tohi olla täiskasvanule mõeldud toodetele. Kolmas ja oluline ja see, mida oleks vaja tegelikult juba eile reguleerida, on nüüd uudne toode tubakavabad nikotiinipadjakesed, mida huule alla pannakse. Nende puhul ei ole mitte mingisugust regulatsiooni. Erinevates riikides neid ei olegi reguleeritud, sellepärast, et nad on niinimetatud tarbekaup. Täpselt nii, nagu lähed ostad seepi või mingeid muid asju, vahendeid on. Meil Eestis jälle on probleemiks täna
See paljud, kes nüüd sotsiaalkomisjoni neid materjalid said näha, et kangused varieeruvad väga-väga kõrgele. Kui siin küsimus on sellest, et miks jäädakse 25 milligrammi juurde, siis ma ütlen, et 25 milligrammi on selline kange tubakatoode, üks neist on punane ja teine neist on siis selline kollane. Ühe peal on kujutatud dromedar ja teise peal ei ole dromedari kujutatud. See vajab reguleerimist, sest täna on Eesti turul juba 90, 100 milligrammi, 150 milligrammi ja 300 milligrammi. Ehk siis lihtsamini teile selgituseks öeldes, et kui te võtate ühe kange sigareti, mis on 25 milligrammi, siis see üks tubakavaba nikotiinipadjake võrdub sellega, mis on 100 milligrammine, ehk siis 4 sigareti korraga. See tähendab seda, et me oleks pidanud seda reguleerima juba eile. Eelnõu algatajad ja loomulikult ka Riigikogu Suitsuvaba Eesti toetusrühma liikmete jaoks on see probleem ja me oleme seda proovinud siin lahendada, aga me ei ole veel heale lahenduse juurde jõudnud. 4. suurem probleem on praegusel hetkel kaugmüük. Eile me siis moodustasime Riigikogus e-kaubanduse toetusrühma. Ja nüüd me peaksimegi vaatama, et kui hästi meil võimaldatakse siis võrdselt kohelda erinevat ettevõtlust. Täna ma küsisin ministri käest vastuseid ma ei saanud ja hästi kummaliseks jäi see olukord, kus ta ütles, et ikkagi, et kui alternatiivsed tubakatooted, mis siis ei tekita passiivset suitsetust kaaskondlastele, ei jäta haisu, ütleme riietele, juustele, nende puhul on ohtlik just see, et võib tekkida nikotiinisõltuvus, aga tavasigareti on sul võimalik tellida e-kauplusest. Alkoholi on sul võimalik tellida kauplusest. Ehk siis, kui inimesed soovivad enda elu ümber korraldada, et lähedased elaksid võib-olla paremas keskkonnas ja valivad endale mõne meelepärase siis alternatiivse tubakatoote, siis tal ei ole võimalik seda kätte saada. Meil on väga palju neid inimesi, kellel ei ole võib-olla võimalik pidevalt käia siis mõnes maakonnakeskuses olevas spetsiaalses poes. Aga ma tuletan meelde, et enne seda oli võimalus inimestel tellida e-poest. Ja minul räägin enda kogemusest, et väga tihti oli see, mul ei olnudki ID-kaarti kaasas ja kui ma vaatasin, et mul oli pakk, oli tulnud, polnud midagi. Tuligi koju minna selle ID-kaardi järgi, sest muidu ma ei saanud kaupa kätte. Ja 5. ja suurem siis, muudatus, mis on nagu arusaamatu, on siis toodete leti alla peitmine. See ühtepidi kannab seda võib-olla mõtet, aga ma tahaksin tuua ühe repliigi Mihhail Stalnuhhini sellest ühest ettekandest, kus ta siin rääkis ka samamoodi, kui me tubakaseadust menetlesime, et eelnevalt me panime tubakapakkidele peale need kolepildid, sest uuringute järgi see pidi mõjuma 33%. Ja siis me otsustasime, et me peidame need tooted kõik tegelikult sahtlisse, et selle mõju võiks olla 7%. Ja päriselt see ei ole kokku 40%, vaid me jäämegi selle 7% peale, küll aga kui ta on eespoolt ära kaetud, siis need vaesed töötajad, kes selles keskkonnas on ja nad peavad neid kolepilte nägema, siis see mitte ei mõju tarbijatele, vaid see mõjub tegelikult kummaliselt hoopis nendele töötajatele. See, et meil on asjad peidetud sahtlisse, on tekitanud ka selle võimaluse, et meil ongi täna võimalik saada väiksematest, võib-olla mitte ausatest kauplustest siis nikotiinivaba tubakatooteid, mille kangusest ma juba siin praegusel hetkel rääkisin. Need pildid on esitatud ka siis Suitsuvaba Eesti toetusrühma ja algatajate poolt ka sotsiaalkomisjoni materjalide hulgas, nii et te saate neid näha, millest on siis jutt.
Komisjonis oli üldjuhul juttu vähe ja nagu tavaliselt ütleb alati ministeerium, et neil on plaan tulla selle eelnõuga kunagi välja ja nad sellega toimetavad. Siis vaadates seda, kus suurem osa tööd on ära teinud tarbijaid, ma nimetan just tarbijaid ühendav organisatsioon ja nende esindajad, et milline võiks olla tarbijate nägemus, leitakse, et me tahaksime ikkagi ise tegelikult selle ära reguleerida. See pidev inimeste, täiskasvanud inimeste elu ümberkorraldamine, nendele reeglite seadmine on äärmiselt kummastav, et millest selline vajadus. Ma ei hakkaks rääkima sellest tagaistmel istumisest, et kohati mul on tunne, et me lihtsalt siksime siin vaikselt tõukerattaga, kui teised sõidavad autoga. Selline tunne jääb ja kui ma viitasin ka täna sotsiaalminister Tanel Kiigele sellele, et meil ju ei kohelda võrdselt kõiki erinevaid e-kaubandusettevõtteid, siis tal tuli selline vahva mõte, et peaks algatama diskussiooni, et need ka ära keelata. Et hea Tanel Kiik, kes sa võib-olla vaatad seda, et ära õpi halvimatelt, et sotsiaalse keelamise minister oli kunagi see, kes tegelikult selle kogu tubakaseaduse tuksi keeras, sest et arvati, et nii ta on hea. Kui me räägime, et äärmiselt oluliseks faktoriks on tervelt elatud aastad ja selle mõiste, kui meil on oluliseks ikka veel, et vähendada passiivset suitsetamist, kui meil on mõtteks see, et tubakatooted ja alternatiivsed tubakatooted ei oleks kättesaadavad alaealistele, siis ma ei näe mitte mingit põhjust, miks ei võiks aastal 2021 Riigikogu suur saal teisel lugemisel pidada selleteemalisi debatte. Sest praegusel hetkel, ma kordan teile, eelnõu algatajad tegid eelnõu, Sotsiaalministeeriumi parimad töötajad, kes seal nii on, oma parimas pädevuses ja oskuses, on teinud vastused, mis ei ole kõik see paremad, on otsustanud, et eelnõu mitte ükski muudatus ei vaja praegust reguleerimist, vaid et me jääme ootama, millal ministeerium tuleb siis omapoolsete algatustega. See on võib-olla aja küsimus. Me teame, et siin toimusid ju kõik selle musta turuga seoses Ameerika Ühendriikides fataalsed juhtumid, kus ise hakati segama, kus õli pandi sinna vedelike sisse. Me teame seda, et selle ülereguleerimisega meil oli nii suur must turg, millest me ei ole ka praegusel hetkelgi tegelikult aru saanud, et kust maalt me hakkame üldse tarbijad igapäevaselt hakkavad usaldama jälle neid legaalseid poode, on Eestil tegelikult oma katse-eksitusmeetodil teinud inimkatse meie ühiskonna peal ära ja me saaksime seda praktikat jagada ka teistele Euroopa riikidele. Mitmete riikide parlamendid on pöördunud ja nende siis, ütleme, suitsuvaba ideaali poole püüdlevad saadikuühendused pöördunud just Eesti poole, et millised on teie õppetunnid selle ülereguleerimisega. See maitsete keeld iseenesest, mis nüüd on hästi kummaline, et lauskeelamine ja nüüd, kui me tuleme välja sellega, et võiksid olla tegelikult keelatud ainult karastusjoogid ja maiustused, nii nagu seda on erinevad inimesed meile viidanud, on tekitanud tegelikult olukorra sellise, et nüüd on meil Eestis täiesti ametlikult, mitteametlikult saadavad ühekordsed e-suitsud, millelt ma vaatan, et siin on arbuusi, jääja, lutsi, maasika, maitseline, ananass ja see, et ma ei saa aru, miks täiskasvanud ei võiks kasutada siis, ütleme, maitsestatud e-sigarette. Hea külg on tegelikult aga siin ikkagi see, et nad on laboratoorselt testitud, nad ei ole täiskasvanutele ohtlikud, kuna neid aga Eestis ei müüda,
siis nad on äärmiselt atraktiivsed. Nagu te teate, keelatud vili on alati magus noorte jaoks ja noored on ise juba enda võrkturunduse pannud käima. Me oleme sisustanud noorte vaba aja, ettevõtlikkuse, kõik selle, aga seda siis mitte ametlikult, et me õpetame neile ettevõtlust läbi siis varimajanduse. Seega, head saadikud, 5 muudatust. Nad on kirjeldatud küll siin äärmiselt spetsiifiliselt, aga olen nõus vastama ja andma teile ka võib-olla mingi taustainformatsiooni, et mis ei aita küll otsustada, sest otsus iseenesest on ära tehtud. Aga ma loodan, et peagi tullakse uuesti sellesama eelnõuga, sest ma kordan, tubakavaba nikotiinipadjakesed ja nende 10 rohkemgi veel kordi kangem kättesaadavus on praegusel hetkel probleemne ja ma arvan, et Eestis ei peaks ühiskond ärkama siis, kui meil on juba mõned laibad. Me võiksime ennetada, seda nimetatakse ennetustegevuseks. See pädevus tegelikult ennetada ohte on Riigikogul olemas. Ma olen siiras, et tänasel päeval, mis on ka, ütleme, ühtlasi Eesti lipu päev, selles mõttes, et Eesti üliõpilasselts siis tegi just selle otsuse, et sinimustvalge võiks olla meie rahvuslipu värv. Ma loodan, et siin vabadust on tunda ka saalis ja need inimesed, kes on väga vastalised ja arvavad, et me ei peaks avama debatti, vaid et katkestame siinkohal selle vestluse, et nad ei hääletaks täna komisjoni otsuse poolt. Aitäh! Aitäh! Ja on ka küsimusi. Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud eelnõu algatajate gruppi kuuluv Tarmo Kruusimäe. Selle eelnõuga tahetakse nagu parandada nende tubakavabade toodete ühesõnaga selgemat märgistamist ja nii edasi. Kellelgi siin saalis pole kahtlust, et te tunnete seda valdkonda ülihästi. Te olete seda mitu korda demonstreerinud, aga ma küsin 2 küsimust. Kulus 100 aastat, et saada aru sigarettide ja suitsetamise kahjulikkusest, sigarite ja paberosside. Mis te arvate, kui palju aastaid kulub selleks, et kõigi nende toredate toodete, mis iganes maitse või lõhnaga või märgistusega nad on, nende kahjulikkusest aru saada, sellepärast, et siin räägitakse tubakavaba huuletubaka nikotiinisisaldusest, tubakavaba huuletubaka nikotiinisisaldus, et see on 40 milligrammi asemel 25 milligrammi. Et selgitage natukene, ma täpsustan küsimust, aeg on täis, et tänan! Väga hea küsimus, et me räägime, üks äärmiselt hea film oli juuni alguses TV6 pealt, see oli Kogu tõde nikotiinist, kus siis väideti, et esmalt, et nikotiinisõltuvus on hullem veel, kui on heroiini või kokaiinisõltuvus. Ja kui nüüd me ikkagi lähtume nendest uuringutest ja nendest, siis me saaksime tegelikult nikotiinisõltuvust võrrelda kohvi või tee sõltuvusest. Mis tähendab, et ammu juba tegelikult räägitakse, et 50+ oleks kasulik, et meie need neutronid paremini peas põrkaksid ikkagi võib-olla seda nikotiini. Lisaks on see, mida suitsetajad teavad ja millest ei pea rääkima, on see, et see aitab keskenduda, see rahustab inimesi ja kui inimesed näevad, et neil on selline võimalus tarbida nikotiini, mis ei häiri, siis ütleme tema ümbruskonda, siis miks mitte ta ei võiks olla ka selle huuletubakana. Sest lisaks sellele on meil olemas nikotiiniplaastrid, meil on olemas nikotiini närimise kummid, meil on nikotiinispreid ja olgem ausad, juba on nikotiini hambapulgad, see tööstus areneb mingil määral edasi ja rääkida, et see nikotiini sõltuvus praegusel hetkel on nüüd
kõige ohtlikum asi sellest ei ole. Kurja juur tegelikult tuli, hea Urve, kui sa nüüd saad kuulata sellest, et Ameerika Ühendriikides leiti, et väga halb taim on tubakas, sest et ta tõmbab juurtega maa seest igasugust sodi endale sisse. Õnneks teised taimed, mis seal kõrval on, ei tee seda. Ja sellepärast ongi siis rootslaste snüüsist, mis on siis tubakaga nikotiinipadjake, eemaldatud tubakas, sellest on välja võetud nikotiin. Jah, me võime öelda ka seda, et nikotiini sisaldab ka kartulid ja tomatid. Seda muidugi kordades väiksemates kogustes, aga ma ei ole näinud, et me hakkaksime reguleerima siin nüüd, ütleme, kartuli ja tomati kasvatust just selles vaatenurgas. Ma ei usu, Urve, et nikotiini kahjulikkusest, küll aga ma tean jah, et teda on kui turgutusena siis esimese maailmasõja aeg, teise maailmasõja aeg ja ma tahaksin ka ühte head ajaloolist fakti öelda, et siis, kui need 8. märtsi esimesed demonstratsioonid tulid ja naisi osales seal väga vähe, siis pakuti välja just, et naisterahvad elegantselt pitsi otsas võiksid tulla enda vabaduse tõrvikuga ja tänaval suitsetada sigaretti, et näidata, et nad soovivad vabadust. Nüüd me oleme selle vabadusega jõudnud kuskile siiamaani, et me tahame seda piirata. O tempora, o mores. Aitäh! Madis Milling, palun! Suur tänu, härra istungi juhataja, austatud ettekandja. Mul on hea meel, et sa oma sissejuhatavas sõnavõtus viitasid ka hooletust suitsetamisest põhjustatud tulekahjudele ja surmadele. Tõepoolest olen ise vabatahtliku päästjana käinud mitmel hooletust suitsetamisest põhjustatud tulekahjul. Kahjuks üks oli ka hukkunuga ja Päästeameti statistika ütleb, et eelmisel aastal hukkus hooletu sigareti suitsetamise tõttu 14 inimest. Selle aasta statistikat veel ei ole. Aga see oli sissejuhatus. Minu küsimus puudutab kaugmüüki. Kõikvõimalik internetist kaupade tellimine muutus eriti aktuaalseks, kui meil oli koroonakriis, meil on see jätkuvalt, kaubanduskeskused, spetspoed on kinni, soodustatakse inimeste vaheliste kokkupuudete vähendamist. Mis on need põhjendused, mis sulle on toodud, et miks on jätkuvalt alternatiivsete tubakatoodete kaugmüük keelatud? Aitäh! Tänan. Ja ma tuletaksin siin veel meelde, et kui meie hea esimees oli veel peaminister, sai tema käestki küsitud, kas ei oleks võimalik nende kaupluste töötajatele kontaktivaba tööd ja kaugmüüki ja ka Tanel Kiige käest ja igalt poolt, kuhu sai neid tehtud, ka õiguskantsleri poole, siis öeldi, et meil on seadus selline, et meil tuleks nagu seadus ära muuta. Et muud lihtsamat vastust ei olnudki, aga millest nüüd see vastuseis oli see, et Sotsiaalministeeriumi siis esindajad, kes nad ütlesid, et meil ei ole täna tegelikult kindlat teadmist sellest, kuidas on võimalik kaugteele identida siis, ütleme, neid inimesi, et alaealised võivad väga kergelt selle kätte saada. Ma arvan, et see oli äärmiselt rumal väide. Meil 16-aastased saavad nüüd 2 nädala pärast valida, aga me väidame, et täiskasvanutel mõeldud toote võivad saada seda. Noortel on pangakaardi, nad logivad sinna sisse, see võimekus on olemas. Enamgi veel, väga paljud kaupmehed on valmis enda kodulehed seadma sellisena, et eelnevalt tuleb sisse logida, et üldse näha kauba valikut. Samas ma tuletaksin meelde, et pornograafia kui selline peaks ka olema alaealistel, aga seal ei ole mitte ühtegi sellist piirangut, kus sa pead enda vanust, ütleme, nagu kinnitama. Ja see kaugmüügi puhul võtkem rahvusvaheline postiveoteenuse see osa 2, et mul tuleb lihtsalt meelde, et pornograafilise sisuga materjale ei tohi ka posti vahendusel levitada. Päris elu tegelikult aga läheb ju hoopis kuskile mujale ja ma arvan, et kui see on ainukene väide, miks ei saa täna kaugmüüki lubada, sest et ministeeriumi üksikutel inimestel on kindel teadmine, et ei ole võimalik kaugteel tuvastada, kas tegemist on täiskasvanu või alaealise isikuga, siis see väide on vale ja ma arvan, et
see on juba see koht, kus me peaksime selle asjaga edasi minema. Aitäh. Üllar Saaremäe, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, lugupeetud ettekandja. Oskad sa prognoosida, mis võivad olla need tegelikud põhjused, miks see seadusemuudatus täna heakskiitu ei leia? Aitäh. Tänan. See võib olla, ütleme, olemuslikku ja filosoofilist laadi, et kui kunagi keegi kuskil midagi on öelnud ja inimesed väga täpselt sellest võib-olla ise otseselt aru ei saa. Ma mäletan, et siin ka paljud on ju saadikud öelnud, et ma ise ei suitseta, ma ei saa sellest teemast aru, aga nad on ikkagi empaatiavõimelised, siis võiks ka ministeeriumis olla vähekene empaatiavõimelised inimesed, et ma arvan, kui nende inimeste otsustada oleks, me oleksime kõik täna piiparitega käiksime ringi. Sest et kunagi juba see piipar tuli ja sellest piisab, et arengut kui sellist ei ole vaja. Võib-olla see ei ole kõige parem võrdlus, aga naisterahvad võib-olla saavad mu mõttekäigust aru, et kunagi eemaldati küünelakki atsetooniga. Nii oli, nii on ja nii jääb. Täna aga on kõik küünelakid juba atsetoonivabad ja neil on siis seal juba mingid lõhnad ja muud asjad juures. Siis ministeeriumis on need sellised atsetoonitädid, kes ütlevad, ei, kui on valik, kas lakid või atsetoon või laki, et see on teie valik. Kui juba lakid, siis eemaldavad atsetooniga, aga mingeid muid asju ei ole võimalik panna. Vahest on puritaanlus võib-olla hea, aga kui see tugineb, ütleme, sellisele ebakompetentsusele või teemasse ei süveneta, siis meil võib olla praegusel hetkel, paneb see asi muigama, saadikuid. Aga need inimesed, kes tegelikult praegu seda istungit jälgivad, nad vaatavad, et oi, no millal te päris ellu jõuate, saadikud, ja ootavad meid kõiki, et tulge tänavale ja inimesed ütleksid, et mis nad arvavad. Ma arvan, et see on kinni jäänud lihtsalt nendes dogmades, et nii oli, tubakas on kahjulik ja kui midagi muud on, siis on tubakas ikkagi kahjulik. Isegi siis, kui tubakas on ära võetud ja on hoopis uus toode. Siin on üks keeruline moment on veel, et kui on tehtud seadus, mida ei ole võimalik täita, siis milleks on selline seadus? Me oleme võrdsustanud täna tubakaga nii e-sigareti, nii kuumutatava sigareti, nii tubakavaba nikotiinipadjakese. Ja nüüd siis näide. Avalikes supelrandades on meil keelatud suitsetamine, mis tähendab, et meil on keelatud seal ka siis e-sigareti tarbimine ja ka kuumutatud sigareti tarbimine. Ja kui nüüd politsei tuleb avalikku korda tagama, siis see tähendab seda, et ta peaks kõikide päevitajate huuled üle vaatama, et neil ei oleks tubakavaba nikotiinipadjakest, sest ka see on võrdsustatud. See näitab, et meil on ettepanekud tulnud sellised äärmiselt agiilsed, aga Riigikogu lähtub ikkagi enda elukogemustest, teadmistest ja parimatest praktikatest. Sellepärast ma arvangi, et äärmiselt hea oleks, kui meil oleks see võimalus, et teisel lugemisele saata ja pidada seda debatti ja teha ka vajalikud muudatused, sest siin on 5 muudatust, millest üks juba karjub. Võib-olla liiga vaikselt. Aitäh. Henn Põlluaas, palun. Aitäh, hea esimees, hea ettekandja. Eesti Tubakatootjate Assotsiatsioon on teinud seoses selle eelnõuga ühe pöördumise, kus nad muuhulgas ütlevad, nikotiinipatjade kanguse osas on suuremad tootjad tänaseks Euroopas ja ka Eesti tasandil saavutanud sektoripõhise eneseregulatsiooni, et nikotiini kogus padja kohta ei tohiks ületada 20 milligrammi piirmäära. Samas on Eestis rida ettevõtjaid, kes sellega ei ole nõustunud. Ja selle eelnõuga soovitataksegi seda piirmäära sätestada hoopis tasemel 25 milligrammi. Jääb selgusetuks, miks peaks olema seadusandja eesmärk praegust turu normatiivist kangema nikotiinisisalduse piirmäära kehtestamine nikotiinipatjades. Kuidas te kommenteerite seda? Aitäh. No ma kõigepealt seda kommenteeriks sellisena, et kellel king pigistab. See on ju tubakatööstus.
kui inimesed leiavad vähem ohutumad asjad. Ja ikka on ju see põhjus, seal nad on toonud ära ka, et Sotsiaalministeerium juba lubas, et nad hakkavad sellega kunagi ka tegelema. Need arvutused, mis me nagu tegime ja me lähtusime just sellest, et mis on meie kultuuris, ma ei toonud siia sisse sigarillo ja sigarite võrdlusi, ehk siis need kangemad suitsud. Üks on punane ja teine on siis selline tumekollane. Need on täpselt samasuguse kangusega. Nüüd kummalisel kombel tahtis Sotsiaalministeerium öelda, et me võiksime lähtuda keskmisest praktikast. Ehk siis keskmine praktika on tunduvalt allapoole. Lahti seletades see tähendab seda, et kui me müüme joogiks piiritust ja kui enamus kangest alkoholist on 40-kraadine, aga statistika näitab, et meil on tegelikult joodakse veine või siis kangestatud õllesid, siis nad leiavadki, et nüüd, sest võiks olla tegelikult kõik kange alkohol ja lahja alkohol selle 12,5 pealt, ehk siis võetakse mingi keskmine osa. Seega me oleme jätnud inimestele vaba valiku, aga peame silmas seda, et ta ei oleks ohtlik tarbijatele ja selleks pannaksegi see piirmäär. Turg ise reguleerib ja üldjuhul kogu nende ettevõtmiste alternatiivsete tubakatoodete äri puhul on üks asi, et see on destruktiivne. Inimene, kui ta tuleb tavalise suitsu pealt, siis ütleme alternatiivse tubakatoote peale, algus on siin vahepeal, pärast on ta ainult alternatiivse toote peal ja siis ta vähendab ja vähendab ja vähendab seda nikotiini ja lõpuks ütleb, et miks ma seda enam pean tegema. Me ei teame ju palju, kui mitukümmend aastat on inimesed suitsetanud ja nad ei ole saanud sellest lahti, aga siin on igas fraktsioonis on inimesi, kellel on olemas isiklik kogemus ja nad ütlevad, et see on neid aidanud. Usaldame nende inimeste elukogemust ja ärme kuula tubakafirmasi, kes just nimelt sooviksid, et oleks ainult nende poolt pakutud variandid. Mina aga arvan, et Eesti on täna Euroopas tubakasurmades 3. kohal. Me peame ruttu enda rahva peale mõtlema ja tegema mõistlikud seadused, ehk siis suured ja ebaproportsionaalsed piirangud eemaldama. Aitäh! Madis Milling, palun! Suur tänu! Ebamõistlikud piirangud ei lõpeta tarbimist ega ei kaota kaubandust, vaid viivad selle põranda alla. Ebaõnnestunud alkoholipoliitika näitel me saame rääkida täna kahjuks halvemal juhul Pärnu metanoolitragöödiast või leebemal juhul maksude kolimisest Lätti. Oskad sa paari sõnaga kirjeldada, mis on nende ebamõistlike piirangute tõttu toimunud alternatiivsete tubakatoodete turul, kus palju müüki on kolinud põranda alla? Aitäh! Tänan! Jaa, see maksutulu, mis oli selle aktsiisiga maksustatud, see kahanes nii kohutava kiirusega, et lõpuks Rahandusministeeriumi ametnikud ütlesid, et mõistlikum on juba mitte seda aktsiisi koguda, kusjuures eelnevalt oli täiesti normaalne laekumine, kui ta ei olnud ülereguleeritud. See üks suuremaid ohte oli niinimetatud isesegamine, kus siis ei olnud seda laboratoorselt kinnitust, et millised komponendid seal kõik sees on, sest see kohustus on kogu aeg nendel kaupmeestel olemas. Ja selle üle peab minu meelest kas Terviseamet või keegi statistikat, aga kui seda statistikat välja nõutad, siis öeldakse, et see on ärihuvi. No paraku meil paljude asjadega on, sest et kui keegi on öelnud, et see on halb, siis ta on halb ja kui sa tahad teada, et miks ta on halb, siis see informatsioon on salastatud. Nüüd, mul on hea meel see, et selle isesegamise asemel on praegusel hetkel tulnud siis meile maitsetega ühekordsed e-suitsud, sest need on laboratoorselt testitud. Ma pean silmas siis inimeste enda ohutust. Aga maksude puhul ja millal inimesed leiavad tee siis legaalsetesse poodidesse või millal võimaldatakse inimesel
ka kaugmüügikaugul seda tellida, sest inimesed, kes elavad maapiirkonnas, nad ei saa võib-olla igapäevaselt käia suuremas ostukeskuses seda ostma spetsiifilisest poest, võiks ju seda leevendada. Imavere näide oli, mida ma tõin sotsiaalkomisjonis, kus oli 10 inimest, kes siis veipisid, pood pandi kinni, kõik 10 inimest hakkasid jälle uuesti suitsetama, sest et midagi ei olnud teha, sest neil ei olnud enam võimalik kätte saada seda, mis nad olid. Ja me räägime siinkohal täna täiskasvanutele mõeldud toodetest. See must turg on selline, nagu on, aga kuna musta turgu ei mõõdeta, siis ma arvangi, et seda peaksid tegelikult otsustama meil ikkagi Riigikogu. Hästi kummaline on siin see, et selliste keelude seadmisel oli üks oluline moment Rahandusministeeriumi ametnikel, kes siis soovisid seda, et keelatakse e-sigarettide puhul maitsed. Ma ei tea, mis fiskaalpoliitilist lähenemist see oli ja täna peaks küsima siis rahandusministri käest, mis on. Eelmine rahandusminister sai aru, et kui juba ei laeku mitte midagi ja kõik on must turg, eks ju, siis ei ole mõtet ju kiusata ametnikke, et püüa tuult väljal. Ma arvan, et meil on võimalik must turg peatada just siis, kui see on meie tahe. Aga meile tuleb meelde, et ju kui seadus teenis ju tegelikult varimajanduse huve. Nii et ma ei tea. Ma tean, et siin saalis ei ole keegi, kes tahaks seda varimajandust toetada. Aga nagu ma ütlesin, et see saal siin praegu sõidab tõukerottega kõrvale ja unistab tagaistmest. Aitäh! Hea ettekandja, suur tänu. Rohkem küsimusi ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus. Palun. Vabandust. Aga selle suitsetamise jutu peale läks kuivama. Austatud Riigikogu esimees, austatud kolleegid, mul on hea meel jätkata sealt, kus siis eelnõu tutvustaja väga loogiliselt ja väga põhjendatult teile suurepärase ettekande tegi kõikidest nendest aspektidest, mida see eelnõu puudutab. Sotsiaalkomisjonis toimunud püüan teile siis edasi anda ja meil istung toimus 20. septembril. Kohal oli siis loomulikult komisjoni esimees Siret Kotka ja komisjoni liikmed siis ühe erandiga, kes puudus, nimelt Siim Pohlak ja Toomas Järveoja asendusliikmeks oli Tiiu Aro. Ja muidugi algatajate esindaja Tarmo Kruusimäe, samuti oli ka Sotsiaalministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling ning rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht. Härra Kruusimäe tegi väga suurepärase tutvustuse ja niisuguse tutvustuse samamoodi ka komisjonis ja ma siis, et siin midagi kogemata ei läheks nagu natukene viltu minu väljendust ja siis ma järgin seda, mis protokoll koosolekul on kirja pannud erinevate siis osapoolte küsimustest ja vastustest. Kõigepealt Aive Telling siis Sotsiaalministeeriumist tutvustas komisjonile Vabariigi Valitsuse seisukohta ja on leitud 2 peamist probleemkohta, milleks on elektroonilise sigareti vedelike maitsete defineerimine ja tubakavabade nikotiinpatjade kangus. Kuigi nikotiinipatjade reguleerimist toetatakse, ma arvan, selles mõttes on nagu positiivne ka seaduseelnõu koostajatele ja ministeeriumis on koostamisel ka vastavasisulise eelnõu väljatöötamiskavatsus, on eelnõus 412 SE välja toodud 25 milligrammi liiga kange.
kuna juba kangus 10 milligrammi loetakse lastele surmavaks. Näiteks Soomes on lubatud vaid 2 ja 4 milligrammise kangusega tooted ning Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni soovitus on, et nikotiinisisaldus võiks olla vaid 0,6 milligrammi. Täna turul olevate toodete keskmine kangus on 11,68 milligrammi. Nii et erinevaid faktoreid arvesse võttes peaks Vabariigi Valitsuse hinnangul nikotiinipatjade kanguse ülempiir jääma alla 10 milligrammi. Mis puudutab e-sigarettide maitsete reguleerimist, siis antud lähenemist küll toetatakse, aga nähakse praegu reaalses rakendumises tegelikke probleeme, mida on vaja siiski ette näha ja need lahendused ka nii-öelda lauale tuua. Lisaks ei saa valitsus toetada kaugmüügi regulatsioonide leevendamist, kuna riigipoolne nikotiinitoodete propageerimine ei ole tervise seisukohast põhjendatud. Müügikohas väljapaneku keeld ei laiene spetsialiseeritud poodidele. Seal on võimalik huvi pakkuvate toodetega tutvuda. Keeld laieneb toidupoodidele ja tanklatele. Selle siis Sotsiaalministeeriumi poolse seisukoha tutvustusele järgnes Kert Kingo küsimus, et kas 25 milligrammi kanguseid tooted hetkel Eestis müügil on, ja Aive Telling täpsustas, et üksikuid siiski on. Õnneks ei ole turul Venemaal juba surmajuhtumeid põhjustanud 300 milligrammi kanguseid tooteid. Õnne Pihlak soovis teada, miks on eelnõust välja pakutud, et elektroonilised nikotiinitooted võiksid poodides olla välja pandud, kuid tavatoodete, näiteks sigaretide puhul see lubatud ei ole. Härra Tarmo Kruusimäe selgitas, et elektroonilised nikotiinitooted on oma olemuselt keerulisemad ning võib juhtuda, et mõni osa sellest läheb katki. Kuna aga toodete varuosad ei ole poodides ja tanklates nähtaval kohal, siis on leitud, et tarbijad lähevad lihtsama vastupanu teed, valides asenduseks tavasigaretid. Jällegi Õnne Pillak soovib täpsustavalt teada, kas kõnealused varuosad on poodides siiski müügil, kuid mitte nähtaval. Tarmo Kruusimäe vastab, et spetsiaalsetes poodised võivad tooted ka nähtaval olla, kuid need paiknevad enamasti ainult suuremates keskustes ning jäävad maapiirkondades elavatele inimestele liiga kaugeks. Nüüd Sotsiaalministeeriumi poolt Aive Telling täpsustas, et kõik poed võivad kõnealuseid tooteid müüa ning ostja soovil saab müüa neid näidata. Lubatud ei ole püsiväljapanek. Olemas on ka müüdavate toodete hinnakirjad ja loetelu. Ja ta lisas, et samasugune väljapaneku keeld kehtib mitmetes Euroopa riikides ja tegemist ei ole ülereguleerimisega. Kert Kingo avaldas arvamust, et toodete väljapaneku keelamine või peitmine tekitab tegelikkuses just suuremat huvi nende vastu ning see tekitab omakorda varimajandust. Ta soovis teada, kas on olemas tõendus, et nikotiini sisaldavate toodete väljapaneku keeld aitab kaasa nende tarvitamise vähenemisele. Ja Sotsiaalministeeriumi poolt Triinu Täht märkis, et välja toodud arvamus on ühiskonnas väga levinud, mida jõuliselt edendavad ka alkoholi- ja tubakatootjad. Teadusuuringute tulemused aga on tugevalt tõestanud vastupidast. Toodete väljapaneku keelamine on vähendanud nii tarbimist, kuid eriti just uute tarbijate tekkimist. Viktor Vassiljev märkis, et alkohol on endiselt poodides väga nähtaval kohal, vaatamata eraldatud ala kasutusele võtmisele. Ja ta nõustus eelnõu algataja ettepanekuga, et sarnaselt alkoholiga peaksid ka nikotiini sisaldavad tooted olema saadaval kaugmüügi teel. Selle peale Sotsiaalministeeriumist Aive Telling tõdes, et alkohol on tõesti interneti teel kättesaadav, tegemist on erineva seadusega ja valitsus ei taha siin muuta tooteid alustavatele tarbijatele atraktiivsemaks ehk minna juba kehtivalt siis seadusandlused sedaviisi edasi. Viktor Vassiljev küsis, miks ei ole lubatud pikaajalisel tarbijal, kelle andmed on kontrollitud, tellida enda tarbeks vajalike e-sigaretiga seotud tooteid. Ja Triinu Täht Sotsiaalministeeriumist vastas, et Sotsiaalministeeriumi vaatest
peaks eeskujuks võtma just tubakatooted ja reguleerima tugevalt alkoholi kättesaadavust ja müüki, mitte vastupidi. Juhul, kui tagatud oleks see, et alaealised tubakatooted kätte ei saa, võiks antud küsimus olla diskussiooni kohaks. Kert Kingo kommenteeris, et ei ole tehtud teadusuuringute tulemuses veendunud, kuna narkootikumide puhul on toodete keelustamine näidanud vastupidist efekti, mille peale Sotsiaalministeeriumi poolt Triinu Täht vastab. Narkootikumide levimus ühiskonnas ei ole võrreldav tubakatoodete või alkoholiga, mida on tarvitanud või elus proovinud suurem osa inimestest meie ühiskonnas. Tubakatoodete tarbimine on tänu meetmete kasutusele võtmist märgatavalt vähenenud ja väljapaneku keelustamise positiivne mõju on teaduslikult tõestatud. Nii, ja Tarmo Kruusimäe tutvustas komisjonile varasemal ühisel istungil esitatud omapoolset küsimust, mis puudutas mokatubaka tarbimist Eestis. Sotsiaalministeeriumi esindaja vastus oli, et mokatubaka probleeme ei ole, kuna see on Eestis keelatud. Seega tegeleb 17 000 igapäevast tarbijat varimajandusega. Nüüdseks on mokatubakas määratletud kui tubakavaba nikotiini sisaldav toode ning vajaks eelnõu algataja hinnangul reguleerimist. Sotsiaalministeeriumi poolt Triinu Täht sõnas, et esitatud väite küsimuse vastuse kohta on vale ning mokatubakas on Eestis suureks probleemiks. Kuna mokatubakas on reguleeritud Euroopa Liidu tasemel, ei ole ressursimahukuse tõttu mõistlik selle muutmise protsessi alustada. Tarmo Kruusimäe avaldas soovi saata komisjoni Riigikogu tubakavaba toetusrühma arvamuse istungil esitatud Vabariigi Valitsuse seisukohtadele, kuna leitud on mitmeid olulisi eksimusi. Ja Helmen Kütt märkis, et Vabariigi Valitsuse arvamusest ja ka tänase istungi arutelust tekkis selge arusaam, et kehtivas seaduses on kitsaskohti, mis vajavad muutmist. Ta küsis, kas ministeeriumil on plaanis välja tulla omapoolse eelnõuga ning miks eitava vastuse korral ei ole selgeid kitsaskohti võimalik parendada juba algatatud eelnõu abil. Aive Telling vastas, et Sotsiaalministeeriumil on samateemaline eelnõu väljatöötamisel. No nüüd ma olen kõik selle tarkuse teie ette toonud, mis omavahel komisjoni erinevad liikmed, Sotsiaalministeeriumi esindajad siis vahetasid. Ja siis läks asi juba nii-öelda vormistusliku poole peale. Igaüks mõtles komisjoni liikmetest ja komisjoni esimees tegi ettepaneku võtta siis eelnõu täiskogu päevakorda 28. septembril. Ta lükkus seoses päevakava muutusega tänaseks päevaks ja teha täiskogule ettepanek eelnõu tagasi lükata. Ja mis siis otsustati? Päevakorda võtmise osas oli konsensus, kõik olid poolt. Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata, poolt oli siis 5 komisjoni liiget, Tiiu Aro, Hele Everaus, Siret Kotka, Õnne Pillak, Marika Tuus-Laul, vastu oli 2, Kert Kingo, Priit Sibul ja erapooletuid oli ka 2, Helmen Kütt, Viktor Vassiljev. Ja juhtivkomisjoni esindajaks soovitati määrata siis teie ees seisev Hele Everaus, see oli ka konsensuslik otsus. Nii et lühike, selge, ma loodan, ja mina oskan ainult vastata komisjonis toimunu kohta küsimustele. Isiklikku hingeelu, ma usun, ei ole vaja meil arutada. Aitäh! Ja suur tänu selle põhjaliku, sisulise, hea ülevaate eest. Teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, ettekandja, aitäh põhjaliku ülevaate eest. Me liigume kõik sellise rohepöörde lipu all siin ja minu küsimus, et kas komisjonis ka arutati selle eelnõu seotust rohepöördega? Aitäh. Kui keegi oma peas arutas, siis sellest mina ei tea midagi, aga komisjonis avalikku arutelu selle koha pealt ei toimunud. Ma saan aru teie murest ja kindlasti tuleb kunagi arutada. Viktor Vassiljev, palun. Jaa, aitäh, proua professor.
Kas ma ei peaks ajaloolise tõe huvides natuke seletama protokollist ilmnevat minu väidet, et mina olevat nõudnud tubakaposti teel müümist? Lugu oli nõndaviisi, et minu enda jaoks oli rabav uudis, et alkoholi saab posti teel tellida või telefoni teel tellida, ja siis ma avaldasin imestust, milline ebavõrdsus sotsiaalsete pahede osas, kui saab istuda ja tellida lisaalkoholi, saab isegi vaadates lehekuulutust tellida pahasid ja väga lõbusaid tüdrukuid ja ainult suitsu ei saa, seda tuleb minna tänavale küsima, kus saab kolakat. Vot see oli minu küsimus. Nii oli tegelikult. Küsimus kellele, millest? Ministeeriumile. Mina seda teemat me jälle ei arutanud, et miks näiteks pahasid tüdrukud ei saa tellida ja seda me ei saa ka täna teha, või pahasid poisse ka, eks ole ju. Aga komisjonis jah, selle temaatikaga me nii laiali ei läinud, et seda kõik on võimalik tulevikus teha ja doktor Vassiljev teab, mida ta küsib. Jaa, aitäh. Mul on palve ka, et hoiame asju tasakaalus. Ma tänan selle eest teid, et siin tegite selle tähelepaneku ja ikkagi mul on palve, et me jääksime eelnõu 412 piiridesse. Üllar Saaremäe, palun. Suur tänu, härra esimees, lugupeetud ettekandja. Ma jätkaksin Peeter Ernitsa poolt esitatud küsimusel, et võib-olla tõesti eelnõu esitajad peaksid rohkem rõhuma rohepöördele. Et kui me pildiliselt mõtleme, et üks tavaline sigaret võib olla siis selline diislit tarbiv auto ja elektrisigaret siis selline elektriauto. Ja neid autosid on meil kõigil vaja, kuigi ka autoga sõit võib lõppeda tihtilugu õnnetusega ja ka surmaga. Kas ei tegelda pigem autode ärakaotamisega kui neile eluvõimaluse andmisega, piltlikult öeldes? Ma saan aru, et te võrdlete inimest autoga. Mina võrdleksin inimest, ma arvan, et me kõik oleme osa loodusest ja selles mõttes see rohelise küsimus oli tegelikult väga õige, et me olemegi ära unustanud, et me oleme osa loodusest ja need asjad, mida me siin nii-öelda interneti teel tahame tellida ja mis on tegelikult ju kõik äri aluseks, kui me läheme loodusesse tagasi, siis seal oli inimesel ikkagi kättesaadav, mis oli kättesaadav. Nii et selles mõttes ma oleks nagu ettevaatlik. Mina ei arva, et sigaret ja kõik need muud on hea kütus igaühele meist. On ju igasuguseid teooriaid, et suitsetamine üksi on kahjulik, aga kui sa alkoholiga koos võtad, siis on peaaegu et kasulik. Kõiksuguseid teooriaid on muide ja kõike võib alati hästi põhjendada, sest et statistikad on ju erinevad igal pool. Nii et ma oleks nagu selle võrdlusega hästi ettevaatlik. Mina küll ei arva, et autot peaks ära kaotama. Mina küsin seda, et kui öeldakse, et kõik läheb elektri peale, siis aga kus see elekter tuleb kõigi nende asjade? Ja tegelikult, kus siis tuleb see sisemine tasakaal, ja te räägite siin ka tervelt elatud aastatest. Ega siis ikka see kõik need asjad, mis muidugi elamine ongi kahjulik, lõpeb alati surmaga, aga kas ta peab nagu kiiresti lõppema ja me ise sellele kaasa aitame? See on omaette küsimus ja mina ei ole mingite jäikade reeglite siin esitaja, aga ma arvan, et me peame nagu igaüks ise aru saama, et kõik need asjad, mida müüakse, on ju tegelikult äri, oleme ikka ausad. Sellel muidugi kogu majandus püsibki, aga me peame mõtlema, kus meie koht seal on, nii nagu me ei saa täna aru, et kus meil on looduses koht, sellepärast, et me justkui tunneme, et me oleme nagu omal ajal öeldi, et inimene on peremees. Et täna me räägime COVID-viirusest, kui palju. Ega viirus ei ole tulnud meid tapma. Viirus tahab ise ellu jääda. Täpselt nii on kõigi muude asjadega ka. Ja kui me sellest ei saa aru, et tegelikult, et kus on see keskpunkt, ma arvan, et kõik saate tegelikult aru. Ma läksin pikale, palun vabandust. Aitäh. Ei, siin teil ei ole mingisuguseid minuteid ette kirjutatud, nii et vastata võib nii, nagu teil hing ihkab. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja, ettekandja. Ma sain nüüd aru, et doktor Vassiljevi jutust, et
poisse elektrooniliselt tellida ei saa. Aga minu huvi on, et kuna sotsiaalkomisjonis on tohtreid peale teie ka, et kuidas siis selle hääletamisel jagunesid need jõud, kes oli selle poolt, et tohtritest, et prügikasti saata ja kes oli selle vastu? Aitäh. Kindlasti ei olnud kellelgi mõtet prügikasti saata midagi. Vastupidi. Ma usun, et mõte on selles, et asjaga tuleb ühes või teises vormis edasi minna. Prügikastist on asi kaugel, kindlasti mitte seda, aga tohtritest, ma enne lugesin ka ette, kes kuidas hääletas. Mina hääletasin nii-öelda väljatõstmise poolt, doktor Aro hääletas poolt, doktor Vassiljev oli erapooletu. Noh, nii on. Mehed ei suuda otsustada. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Austatud ettekandja, kui ma nüüd õieti mäletan, vist te ütlesite niimoodi, et ministeeriumis on väljatöötamisel seesama seaduseelnõu ja seetõttu komisjon otsustab selle tagasi lükata. Ja juhin tähelepanu sellele, et just teie poolt palavalt armastatud president Kersti Kaljulaid käis siin ütlemas, et Riigikogu on muutumas nii-öelda kummitempliks valitsuse käes. Et kas ei oleks mõistlik ikkagi seda eelnõud toetada, et näidata, et Riigikogu ei ole kummitempelt vastupidiselt sotsiaalkomisjoni ettepanekule ja olla ikkagi nii-öelda ise seaduse loojaks, mitte aga niimoodi, et meile kirjutatakse kõik ette ja siis me teeme seda, mida kästakse. Mina ei ole elus seda teinud, mis kästakse. Ma olen proovinud nagu teha seda, mis mulle tundub õige olema. Seda ma ütlen enda kohta. Ma ei tea, ja ma usun, et komisjoni liikmed samamoodi ja me keegi kindlasti siin saalis ei ole kummitemplid. Ja tegelikult on otsustamine teie käes ju. See on komisjoni ettepanek. See ei ole käsk. Mina ütleks seda niimoodi. Jaa, ma austuseks väga tänan selle ettekande eest ja pean ausalt ütlema ka aitäh nende vastuste eest. Väga huvitav. Niiviisi, nüüd on seis meil järgmine, et esimesel lugemisel on võimalik avada läbirääkimised, kui seda soovitakse fraktsioonide poolt ja see soov on tulnud tahvlile meile. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Isamaa erakonna fraktsiooni esindaja Tarmo Kruusimäe. Palun. Tänan, hea esimees. Head töökaaslased, ma küll ei pretendeerinud siia fraktsiooni seisukohta tulema, sest et võib-olla ma olen selles teemas liiga spetsiifiliselt sees ja keegi teine oskaks võib-olla tasakaalukamalt anda selle ülevaate, aga ma tahan kõiki teid, saadikuid, aidata natukene mingil määral, sest tahes-tahtmata noorem generatsioon ikkagi küsib, et mis teil seal nüüd toimub, eks ju. See teadmine, et need asjad vajavad reguleerimist, sellest räägivad kõik. See võimalus on meil käes ja seda reguleerida, aga me ei reguleeri. See tuleneb just sellest, et me loodame, et ministeerium hakkab kavatsema, sest tal on see väljatöötamise kavatsus juba tegelikult olemas. Te olete näinud, kui sportlane läheb, hakkab juba välja kavatsema ja sealt tuleb kavatsema. Aga nüüd, kui tal on valed lähtekohad, ehk siis riigisisese kaugmüügikeelu, mis on siis Euroopa tubakadirektiivi juurel just see, et seda saab iga siseriik ise otsustada, selle saadikud te peate tuginema selle peale, et Sotsiaalministeeriumi ametnike arvates ei ole võimalik kaugteel identida, kas inimene on täiskasvanud või ta ei ole. Teine asi, et maiuste ja karastusjookide mõiste, nii nagu ka hea töökaaslane siin Eve ütles, et Sotsiaalministeeriumil läks keeruliseks aru saada, mis asi on karastusjoogi ja maiuste maitse. Et kui nad hakkavad seda välja töötama, aga nad ei saa, et ma ütlen, et selleks on olemas toiduainete tehnoloog või mõni peakokk, aga piisab ka isegi võib-olla nõudepesijas, kes suudab selgeks teha, et mis asi on karastusjook ja mis on maiustus.
selliste teadmiste tugimistega ma ütlen, et me keerutame välja sellest olukorrast. Kes te arvate, et see eelnõu tuleb tagasi lükata. Aga ma tahan öelda seda, et kui meil on oluline tervelt elatud aastad, mis on tegelikult hea mõiste ja mis on juba tegelikult efekti näidanud, et need inimesed, kes on siis läinud tavasigaretist sinna juurde, et see on kuskil 5–10 aastat. Just tänu sellele, et kõike seda saasta ja neid tubakasurmasid sul ei tule, mis tuleb sellest põlemisest. Seega tervelt elatud aastad võiks olla väärtus. Passiivne suitsetamine võiks olla ju tegelikult väärtus ja eesmärk iseenesest, mille poole püüelda. Need ei ole täna enam argumendid. Võib-olla on kuskil paradigma muutus toimunud, et me läheneme hoopis millestki muust ja see lähenemine on ikkagi see, et kuidas oleks võimalik otsustada täiskasvanud inimeste eest, millisel moel nad tahavad. Meie siin me saame aru, et erinevused rikastavad. Et elus on vaja värve, siis ametnike jaoks on alati asi lihtsam, et mida vähem värve, seda parem. Ja uskuge mind või mitte, sellise ettepaneku, et neid värve oleks vähem, tegid Rahandusministeeriumi ametnikud. See on siis maitsete keeld. Kui nii edasi läheb, võib-olla naisterahvad, ma rääkisin praegu alles teile atsetoonist ja küünelaki eemaldamisest, aga võib-olla ka tulebki, et pruun lakivärv on sobilik, sellepärast, et see on niisugune keskmine, keegi seda ei kasuta, aga kahest äärmuses kokku mõttes me seda. Minu mõte on see, et juhul kui juhtub ime, et leitakse, et me võiksime ikkagi aasta 2021 täiesti ausalt siin Riigikogu saalis arutada, et mis asi on karastusjoogi ja selle maiustuse maitse ja kas täiskasvanud võiks näiteks kirsimaitselist piibutubakat proovida või midagi. Me teame nendest ainult, eks on legende, või et milline on animatsioon seal kujunduse peal, siis me peaksime debateerima, aga kui me jääme uskuma ametnikke, siis me ikkagi siksime selle tõukerattaga vaikselt niimoodi seal auto kõrval ja tahaistmele me veel praegusel hetkel ei saa, aga kõik me vabandame ära, sellepärast me siia olemegi valitud. Aitäh. Palun eelnõu. Aitäh teile. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Kalle Grünthal, palun. Palun. Head kolleegid, mina ei hakka siin praegu rääkima sellest tubakaseaduse plaanitavatest muudatustest. Seda ei oleks praegu minu hinnangul praegu vaja üldse teha, aga ma keskenduks hoopis olulisemale küsimusele. Ma usun, et te kõik veel mäletate meie Riigikogu selle istungjärgu avaistungit, kus siinsamas kõnepuldis oli siis president Kaljulaid, Kersti, ja ta heitis ette, et Riigikogu on hakanud muutuma kummitempliks, ehk siis meil puudub iseotsustusõigus. Aga ma arvan, et meie president ei rääkinud neid sõnu lihtsalt niisama. Sellel asjal oli väga sügav mõte ja see pidi tegelikult jõudma ka teie ajudesse, et seda analüüsida, miks ta seda ütles. Sest selliseid väljaütlemisi ei tehta lihtsalt niisama. Mina ei tea, vähemalt mulle isiklikult tundub, et kõik Riigikogu liikmed ja ka komisjonide liikmed ei ole sellest president Kersti Kaljulaidi sõnakasutusest absoluutselt aru saanud. Ütles jah, et Riigikogu on muutunud kummitempliks. Mis siis? Ütles. Meie lähme oma rada pidi edasi, paneme järgmise pitsati, mida keegi kuskilt ütleb. Aga tegelikult on siin asjas põhimõtteline küsimus.
praegusel hetkel oleme olukorras, kus see eelnõu lükati tagasi komisjoni poolt põhjendusega, et Vabariigi Valitsus on niimoodi otsustanud, et nemad töötavad välja uue seaduseelnõu ja seepärast lükatakse meie poolt esitatud eelnõu kõrvale. Aga mis asi see ongi? See ongi tegelikult ju otsustusõiguse loovutamine tegelikult ju Vabariigi Valitsusele ja see on konkreetne ja ilmne näide sellest, et me olemegi kummitempel siin. Mõistate? Kus on teie sirge seljalusus ja otsustusvõime öelda niimoodi, et teie ei ütle meile ette, meie otsustame ise? Mina kutsun teid üles praegu täpselt president Kersti Kaljulaidi sõnu jälgima, saatma prügikasti selle kummitempli nimetuse, see ei ole auväärt asi. Ja laskma sellel eelnõul minna edasi teisele lugemisele, sest meie otsustame siin saalis, mis seadused hakkavad kehtima, mitte keegi kuskil Vabariigi Valitsuses. Ja siit ka koputus, ütleme, kõikide komisjonide ja komisjonide esimeeste südametunnistusele. Me ei pea järgima seda, mida Vabariigi Valitsus arvab või ütleb. Meie peame otsustama. Mõistate? Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Nüüd on nii, et kodu- ja töökorra seadus näeb ette, et tuleb vaadata, mis juhtivkomisjon on meile ettepaneku teinud. Nii nagu komisjoni esindaja Hele Everaus tutvustas, on teinud komisjon ettepaneku eelnõu 412 esimesel lugemisel tagasi lükata. Ja see on meie kohustus seda hääletada. Alustan hääletuse ettevalmistamisega. Head ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 412 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 33, vastu 18, erapooletuid ei ole, on eelnõu 412 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.